Tere, siin Tauno. Selles videos vaatame, kuidas koostada küsimusi keskkonnas Kahoot. Alustame sellega, et otsime Google'ist Kahoot ja me näeme, et kohe avanevad kaks lehekülge. Üks on getkahoot.com ja teine on kahootit.it. Me valime selle GetKahoot, siin saab küsimustikke koostada ja pärast siin leheküljel kahoot.it saame neile siis vastata. Aga klikin siia getkahoot.com. Kõigepealt tuleks siis endale luua konto. Minul on konto loodud, nii et ma login sisse. Kui te olete sisse loginud, siis näete, et teil on 3 võimalust, mida siin teha. Kas sellist küsimustikke, quiz'i, arutelu või uuringut. Antud näites ma teen ühe uuringu, aga te proovige kindlasti ka neid teisi võimalusi. Ja klikin siis serve'i peale ja küsitakse serve'i nime. Ma küsin, et ma panen serve'i nimeks, keda usute kõige rohkem. Nagu näete, toetab keskkond ka õ-tähte ja vajutan go. Nii, ja avaneb selline koht, selline lehekülg, kus saate siis küsimusi teha. Ma panen siis küsimuseks, panengi, keda usute kõige rohkem. Ja näete, et siia saab panna pildi, saab panna video ja kõige alla siis need valikuvariandid, vastuse valikuvariandid. Mina panen siis valikuvariantidesse Andrus Ansip, Andrus Kivirähk ja plussi vajutades saame ühe võimaluse juurde. Panen siia Andrus Veerpalu ja vajutan next. Kes tahab, saab veel küsimusi juurde siia lisada, aga minul ühes piisab. Vajutan next. Nüüd siin veel küsitakse andmeid selle kohta. Ma panen inglise keel, panen privaatne, et ei ole kõigile kättesaadav. Ja teen seda näiteks, valite kus kohas, koolis, ülikoolis. Ja järgnevalt saate kirjelduse siia panna, tag'e, aga mina jätan praegu selle osa vahele ja vajutan veel next. Nüüd saate valida endale esilehele pildi. Väga lihtne teha, aga kiirushuvides vajutan siis valmis. Siin nurgas on done. Vaatame. No nii, ja ongi valmis. Keda usute kõige rohkem? Nüüd küsimus on meil valmis ja sellel vastamiseks peab vajutama play now. Lehekülg laeb ja nüüd ongi olemas. Meil on see lehekülg üleval, all on näha ära laetud ja saab ka siin lisada, et saab kuulata muusikat, kui oodatakse. Aga nüüd tuleks meil siis see käivitada. Nii et panen launch ja launch ajal on siis selline asi, et õpetaja saab näidata projektoriga ekraanile ja ekraanile näidatakse siis sellist pilti. See on praegu ootamine, et kõik valmis jõuaksid ja kuidas sellega siis ühineda saab. Et ühinemiseks saab kasutada nii mobiili, saab kasutada tahvelarvutit või tavalist arvutit, aga mina näitan seda siin samas arvutis. Ja ühinemiseks tulebki minna siin leheküljele kahoot.it ja sisestada sinna parool 2537, enda nimi ja oledki siin valmis. Aga proovime järgi. Mina võtan selleks üks sellise võimaluse nagu incognito aken, tundmatu aken. Lähen siis sinna leheküljele kahoot.it ja nüüd saate siis siia sisestada selle sama mängu või selle küsimustiku parooli. See on siis see, mis õpilane tegema peaks. Minema kahoot.it leheküljele, sisestame siia 253. Nüüd õpilane valib endale nime, panen, et on tere, siin Tauno ja join game. Kontrollitakse, kas see nimi on juba kasutusel ja näete, olengi saanud juba sinna mängu sisse. Panen praegu selle paremale ekraanile ja siis näitab siin keskkonnas, mida õpetaja ekraanil näitab, et üks siseneja on juba tulnud. Tere, siin Tauno. Kui nüüd kõik mängijad on ühinenud,
siis meil on küll praegu üks mängija, Teresin Tauno, aga siis tuleb vajutada õpetajal Start Now ja tuleb esimene küsimus kõigile vastajatele. Ja vasakpool on siis see, mis on näha õpetajal ekraani peal. Ja parem on siis see, mis on näha kõigil kasutajatel, kas mobiilis või siis arvutis. On näha, et valikuks on siis sellised värvilised valikud. Küsimus peab vaatama ekraani pealt. Andrus Ansip, Andrus Kivirähk, Andrus Veerpalu. Ja siis peab vastavalt ka klikkima. Klikin praegu Andrus Kivirähk. Ja kuna olen ainukene osaleja, siis ongi meil küsitlus läbi. Tekib selline kokkuvõte kohe ja saab ka vaadata siis kes mida vastas. Teen siis selle õpetaja vaate veel suuremaks ning vaatame, mis võimalused meil siis siin veel on. Kui paneme End Survey Now, siis saame siit alla laadida tulemused ja tulemused saab endale salvestada siis Exceli kujul. Nii et salvestada need endale. Ja sealt näed täpselt, kes mida vastas. Nüüd polegi midagi. Head katsetamist ja aitäh vaatamast!